Miks on Eestis nii palju mehi, kelle jaoks see on nagu mingi meeletult ületamatu takistus? Kas sa pigem oleksid üksi või sa pigem oled nende halbade sõpradega? Eks sa kindlasti valid need halvad sõbrad, jah. Järjekordne aasta on mööda läinud ja järjekordselt me oleme siin tekkide all ja loeme ette teie muresid. Me oleme seda nüüd teinud siis juba, see on 3. aasta, esimene aasta oli Mariiga, siis oli Siimuga ja täna mul on nii tore kaaslane, uus kaaslane Lili. Kusjuures ma arvan, et meil on võib-olla nagu päris hea dünaamika. Nii palju, kui ma olen kuulanud su neid podcasti klippe, siis sa tundud väga nagu rahulik ja loogiline. Ma olen väga kaootiline ja otsekohane. Et võib-olla kui on mingi kutimure, siis sa oled mingi, et rääkige ja ma olen juba jõudnud 10 korda öelda, et jätta maha. Kusjuures jah, ma arvan, et täitsa võib olla tõsi taga sul selles osas, et ma olen küll pigem siuke, et 100 korda mõtle, siis ütle ja selline hästi nagu kaalutletud. Nii et ärge mõelge, tehke. Kui sa oled siin esimest korda, siis tekki all on reaalselt see, et ma palun teil üles kirjutada oma mured, meile saata ja siis me loeme need ette. Võib-olla saame teid abistada, võib-olla lihtsalt narime teid, aga jagatud mure on ikkagi pool mure, nii et ma ei hakkagi rohkem siin aega raiskama ja lähme esimese loo juurde. Mul on üks sõbranna, 19, kes räigelt armastab klubi münti. Ta nagu iga reede helistab ja ütleb, lähme münti, please. Ma nagu ei tea, mida temaga teha ja ta on literally obsessed mündiga. Okei, fine, see on nagu norm veel, aga ta joob end seal iga fucking kord täiesti rappa. Nagu ma ei mäleta korda, kui ta ei oleks Boltiga koju sõites ketti pannud. Ja siis ta alati on pärast 5. koksi räigelt täis ja lihtsalt haagib end iga kuumema kuti külge kinni. Tal on reaalselt iga reedel uus eluarmastus, keda ta laupäeva õhtuks juba ghostib. Tegelikult tal on juba poiss 2 meetrit pikk blondiin, aga ta ei ole ka teda maha jätnud. The fuck, nagu ma küll jätaks, kui mu naine nii teeks. Ma ei saa, ta on nii norm chick muidu, aga lihtsalt see mündi obsession pole okei. Mis ma temaga tegema peaks? Kas see on norm või mitte? Also, #roosabananika on mu lemmikinflukas since 2020. Esiteks, münt on nii rõvepeldik, et ma nagu seda ma ei mõista, et kuidas see obsession üldse tuli. ma muideks just tahtsin jõuda sinna, et mul on ka mündifaas olnud mingis mõttes, aga mind peab üllatama, ma saan aru, ta leiab mingeid actual nagu kutte sealt. See tekitab mu üks küsimusi, sest et siis, kui mina mündis käisin, siis seal olid nagu äärmisel juhul mingi 40+ vanuses mehed. Soomlased. Nagu. Jah. Esiteks, äkki nagu kas su sõbrannal on kõik okei? Et äkki seal on mingi sügavam põhjus, et miks ta tahab olla iga nädalavahetus pilditu. Ja kindlalt. Ma arvan, et seal võib olla päris palju nagu mingid tähelepanu teemad taustal või et tal jääb kuskilt võib-olla puudu tähelepanust või armastusest või mis iganes ja siis see kuidagi justkui petlikult tekitab tas parema tunda, aga see on võib-olla küsimus nagu sulle sõbrannana, et äkki sa saad teda toetada kuidagi nagu paremini, et ta ei vajaks nii palju seda mündis käimist. Sina said üle oma mündifaasist. Sain. Mina käisin kunagi Hollaris väga palju, ei ole seal ka enam käinud, nii et aeg teeb oma töö. Jah, tõenäoliselt väga kaua siuksed asjad ei kesta, ma arvan. Hiljuti mu 16-aastane sõber laagrist võttis minuga ühendust ja hakkas seksuaalselt ahistama. Traumeeriv kogemus. Ainukene asi, mis mul on öelda, on see, et palun rääkige kellelegi koheselt, kui te tunnete, et teid on väärkoheldud. Ja teine asi on see, et ma nagu eemaldaks võimalikult ruttu ja võimalikult palju ennast sellest olukorrast, et kui see nagu toimub selles mõttes mingi neti teel, siis on tegelikult väga lihtne lahendus lihtsalt mingi blokki panna ja teha nii, et sa nagu isegi ei näe, mis ta teeb, et see on nagu kõige lihtsam variant. Muidu sa jääd ise ka vaata kuidagi ketrama neid asju ja see ei ole ka kindlasti tore. Kui te tunnete, et nagu midagigi on imelik ja te tunnete ennast nagu rõvedalt, siis nagu rääkige kellegi teisega, oma ema, isa, õpetaja, sõbranna, kellega iganes, et te saaksite nagu, mina räägin sulle, sa saad öelda mulle, et see ei ole okei. Võib-olla sa ise ei tule selle peale. Jah, me ise vahel ei pruugi nagu aru saada. Kui hull olukord on. Täpselt et me kuidagi ilustame või et äkki mina sain valesti aru, aga tegelikult seal see kõlab juba selle nagu väga pinnapealse info põhjal, et see võib olla päris nagu tõsine ja kehva olukord nagu. Ma käin kutsekas ja ma õpin kokaks. Mu üks erialaõpetaja, väga tuntud kokk Eestis, kusjuures
ning ükskord, kui ma seisin ning ta kõndis minust mööda ja pani pastaka otsa või käega, täpselt ei näinud vastu perst ja küsis, et mis mul taskus on. Lisaks on ta mind mu põlletraksidest tirinud ja ka õlga katsunud. Ja kui talle mingi õpilane ei meeldi, siis ta lihtsalt hakkab teda kiusama. Näiteks paneb nõudekasse nõusid pesema ja siis ta peab tunni lõpus rääkima, mis toite ja kuidas tehti, kuid ise ei ole teinud midagi tema pärast. Lisaks teeb ta veidraid nalju ja kui mu klassiõde ükskord ennast halvasti tundis, tal kõht keeras ja iiveldas, siis küsisin ta käest, et kas ta on rase. Ma ei tea, kas see on normaalne, aga mida teie arvate? Küsis ta käest, et kas ta on rase, see õpetaja. Okei, õpetaja küsis. Ma mõtlesin tema küsis, okei. Igatahes veider õpetaja on anyways. Väga nagu ületab neid piire, mida üks õpetaja peaks nagu hoidma. See aasta oli väga palju selliseid lugusid, kus õpetaja on nagu veider. Ma ei jõudnud neid kõiki siia sisse panna, aga soovitus teile kõigile on üks ja sama. Kui teil ei ole võimalik nagu enda koolisiseselt rääkida sellest, sest et nagu väga paljud õpetajad on siuke, et teistele õpetajatele meeldib, vaata. Pöörduge kas Harnosse ehk siis Haridus- ja Noorteamet või siis õiguskantsler.ee, seal saab teha avalduse see üks asja kohta. Et sellest lihtsalt peab rääkima ja muidu nagu need õpetajad on seal koolides mingi aastaid või aastakümneid ja mitte midagi ei juhtu nagu. Hei, mul on mure ühe sõbrannaga, kes näeb vigu alati ainult teistes, mitte kunagi iseendas. Kui meil tekib vaidlus, keerab ta asja alati nii, et süü jääb lõpuks mulle, isegi siis, kui probleem algas temast. See paneb mind tundma, nagu ma oleksin alati halb, kuigi tegelikult oleme olukorras mõlemad osalised. Kõige raskem on see, et ta ei kuula ega tunnista kunagi, et tal võiks ka oma roll olla. Lükkab mu tunded kõrvale ja ma jään lõpuks lihtsalt süüd ja segadust täis. Tundub, et ma pean teda kogu aeg rahustama või vabandama millegi eest, mida ma ei teinud. Tahaksin teilt nõu, kuidas käituda inimesega, kes ei näe kunagi enda vigu, kas sellist sõprust saab üldse parandada, kui teine pool ei tunnista mitte midagi. Ei ja siis veel üks suur ei. Mul oli täpselt selline sõbranna. Me teadsime 11 esimese klassist saati, nii et väga kaua. Ja ma lõpetasin selle sõprus ära puhtalt sellepärast, et mul oli kogu aeg siuke tunne, et ma kõnnin klaasikildudel. Ma lõpetasin selle sõprus ära ja see oli väga raske, aga nagu oh my god, see on nii väsitav. See on bleh. Mul on ka olnud sarnane kogemus ühe sõbrannaga, aga muideks mul oli huvitavalt nagu selles olukorras nii, et mida lähedasemaks ma sain selle sõbrannaga, seda rohkem ta kuidagi nagu hakkas ka mind märkama ja minu arvamust nagu aktsepteerima ja see oli nagu aastatepikkune protsess, on ju. Aga mul on tunne, et see ongi nagu tihtivad see, et inimene paneb mingi müüri endale ette, et ta kuidagi kardab olla haavatav. Aga see on täpselt siuke, et sa pead nagu väga kaaluma, et kas see on väärt lõpuks seda aega ja panust, sest et see on nagu päris pikk protsess niimoodi tegeleda sellega. Piitet, soovimatu rasedus, abort upcoming. Ihkan ennast, oma keha ja kõike selle looga seonduvat. Thank fuck et abort on Eestis kättesaadav ja turvaline, nagu iga naistega seonduv asi. Hästi turvaline. Võib-olla kukuvad hambad suust ja juuksed peast. Aga valiks kõik kõrvaltoimed enne kui raseduse. Tean, et saan sellest üle ja see kasvatab korralikult mind inimesena. Aga hetkel on tunne, et ma olen inimkõnts ja ei vääri mitte midagi ega kedagi. Kogu selle teekonna vältel olen saanud kinnitust, et kui samad hädad oleks meestel, siis abort oleks Saku originaali Special Brule koopis 5,99. Kedagi ei kotiks, kes ja kui tihti seda ostab. Ja sina naistearst, kes sa panid tundma mind, nagu mina oleks selles kõiges süüdi ja küsisid korduvalt, äkki ikka kannad raseduse lõpuni. Mitte ühte küsimus selle kohta, kas see, et ma siin vastuvõtul istun, on üldse minu vaba tahe. See kiri mõnele lohutuseks, et näe on, mis on, aga vähemalt ei jäänud rasedaks 2025. aastal. Ma ei saa enam teha seda nalja, aga ma teiste üle tunnen siirast rõõmu, kes saavad. Okei, see on päris hevi nagu. Kui nagu naistearst suhtub sellisesse teemasse mingi eelarvamusega. See on nagu päris suur probleem. Ja seda on täiega palju. Vist on. Ja sellest on nagu täiega kahju, sest see on nagu just see koht, kus tegelikult nagu noor läheb otsima seda tuge ja nagu esimest, ta on võib-olla ainus inimene, see naistearst, kellel ta üldse julgeb rääkida. Number 1 võib-olla soovitus oleks see, et siukses olukorras ma nagu prooviks kindlalt kohe teist naistearsti.
aga see, et kui meeste probleem oleks see, siis see oleks nagu toidupoes müügil. See on nii real. See on väga real ja see on nagu üldse minu arust kahjuks teema, mis nagu vanust üleselt alates, ma arvan, väga nagu noortest kuttidest kuni veel päris hilise eani ka see, et nagu väga ei võeta vastutust niisuguses olukorras nagu meeste poolt. Ja et selles mõttes ma arvan, ongi nagu oluline näha, et kas on nagu keegigi üks inimene, kes nagu on sinuga see hetk. Et ma arvan, see on nagu ülioluline, et see oleks nagu üksi. Aga hea päev siiski elada Eestis, kus seda saab teha. Isegi kui on nõme naistearst, siis parem kui mitte midagi. Ja kindlalt oled juba ise nagu enda jaoks väga palju teinud neid õigeid otsuseid ja tundub, et sa nagu mõistad väga hästi seda kõike seal ümber toimuvat, et selles mõttes oled juba väga tublid sammud teinud, ma arvan. Loodan, et 2026 toob beebi. Väga teine äärmus. Ühe sama mündi 2 erinevat poolt. Jaa. Ma loodan ka. Beebi õnne teile kõigile, mitte mulle. Ja mitte kellelegi, kes ei soovi. Aga muidu good luck. Jaa, tore midagi nagu positiivset ka, uue aasta soovid. Miks mitte? Kui vahetasin kooli 3 aastat tagasi, leidsin uued sõbrad. Arvasin, et saame hästi läbi, kuid nüüd sain aru, et nad ei arvesta minuga ja pole mind omaks võtnud. Hiljuti hakkasid mind sõimama, narrima ja alandama. Mina olen nendega alati arvestanud. Piinlik rääkida, kuna keegi ei usu. Vist ära öelda ka ei taha, kuna rohkem sõpru mul pole ja olen selline inimene, kes on alati aktiivne ja naeratav. Ilma nendeta on raske ja üksik 7. klassis. Nad on minuga kahekesi, on nad täiesti viisakad ja toredad, kuid mitte grupiga koos. Mul on ainult kogu elu jooksul olnud üks sõber, keda usaldan, kuid ta elab minust kaugel ja näen teda harva. Mida teha? Nagu kurb. No, mingis mõttes parim soovitus on see, et kuigi see nagu tundub võib-olla hetkes halvim variant, siis tegelikult nagu ongi täpselt see, et sõbrad tulevad ja lähevad ja see, et sa nagu hetkel oled seal koolis koos nendega, siis ma nagu suht kindel, et kui see kool läbi saab, siis tõenäoliselt need samad inimesed enam ei ole su elus. Tõenäoliselt see ei ole nii oluline nendega mingi nagu ülihästi läbi saada, on ju. Aga ma saan aru sellest ka, et ta on 7. klassis. See on tegelikult väga tundlik vanus, on ju. Et kas sa pigem oleksid üksi või sa pigem oled nende halbade sõpradega? Eks sa kindlasti valid need halvad sõbrad, jah. Kõige võib-olla parem siis ongi lihtsalt see, et nagu hängida nendega. Aga tea, et see ei ole nagu... Jah, mitte võtta tõsiselt võib-olla nagu asju, mis nad ütlevad ja samas nagu hoida kuklas seda, et kindlasti mingi hetk tulevad nagu paremad sõbrad su ellu. See ütlus if he wanted, he would ajab mind nii sassi. Nimelt olen suhtes toreda Eesti mehega, aga nagu ikka, ta on selles mõttes klassikaline keskmine Eesti mees. Plaane ta teha ei taha, ei oska. Noh, nagu mingid weekend getaway'd, piknikud, kohtingud. Aga olen aru saanudki, et enamus Eesti mehed ongi sellised. Nii et proovin mitte isiklikult võtta. Aga nagu kripeldab. Lilli ei too spontaanselt, kingitusi ei oska teha ega ei taha ka ja mina ka ei taha kingitusi lihtsalt kingituste pärast, aga tore on, kui keegi vahel meeles peab, mis ma räägin. Nagu 0 oskust on välja mõelda mingi kink. See ju võib olla isegi kinkkaart massaažile, sest et ta ei viitsi seda mulle ise teha ja ma muidugi ei pushi ka, kui inimene ei taha, see on okei. Aga kas kõik Eesti mehed ongi sellised? Kuulsin, et vene mehed on hoopis teistmoodi ja toovad lilli ja nii edasi. Kaaslane on 33 ja mina olen 34, kui see kontekstiga aitab. Elame koos, jagame samu elumissiooni ja ehitame koos oma elu, aga ikka kripeldab, et ma tahan võlumist ka ja nii edasi. Koos oleme olnud 2 aastat. Ei peaks ju juba nii stagnant olema. Samas mingi üüberromantiline polegi kunagi olnud. Kas Eesti naised on too easy? Kas me anname ennast liiga kergelt kätte? Kas me peaksime olema nõudlikumad või meie riigis ongi liiga palju naisi ja seega me ei saa nõudlikumad olla? Ja ma armastan teda, aga aeg-ajalt see käib närvidele. Pea, käed, jalad on küljes, on mõtlemisvõimeline. If he wanted to, he would, küsimärk. Kui ta tahaks, siis ta teeks, ütlen mina. See on minu arust puhas laiskus, mitte ühtegi muud vabandust ma kuulda ei taha ja minu arust väga oluline on see pikaajalises suhtes, et flirtimine ja siuke nunnutamine ei tohi ära lõppeda sellepärast, et sa said nagu selle tüdruku kätte. See on see, mis hoiab nagu neid suhteid nii-öelda
elus ja toredana ja ma ei mõtle nagu mingi Gucci bag kingitusi. Ma mõtlen seda, et mul saab oma kaaslasega 7 aastat jaanuaris ja nagu meil käib asi nii, et kui mul on paha tuju, ta näeb, et mul on paha tuju ja ta tuleb näiteks linnast, ta toob mulle mu favorite kohast 5 eurise boba ja nagu ma ei küsinud seda. See ei ole terve kuu budget on ja see on lihtsalt siuksed väiksed asjad tähendavad väga-väga palju tegelikult. See on teema, mis tekitab mus nagu nii palju seda, et ma võiks nagu tunde rääkida. Anna minna. Aga no esiteks on ka minu jaoks see, et nagu ongi täpselt see, et see effort nagu on nii vähe on vaja tegelikult on ju. Ma ei ole aru saanud sellest, miks on Eestis nii palju mehi, kelle jaoks see on nagu mingi meeletult ületamatu takistus. Need kogemused, mida mina olen näinud kõrvalt, siis ei muutu nagu, et see probleem lihtsalt jääb nagu närima tihti seda naisosapoolt ja isegi kui nagu mees üritab, siis see nagu tavaliselt aga vaata, see on ka halb, kui vaata, ma ütlen sulle nüüd, et ma tahan ka ja siis, kui mees teeb ainult selle pärast, et sa vait jääksid, vaata, siis see on ka nõme, siis see ei hiti ka samamoodi nagu need päris nagu südames tehtud asjad. Mul on nagu ka see pool, et ma ei ole nagu kunagi siuke, kes ütleks mingi, et ta nagu 100% mingi jäta ta maha, on ju. Ma arvan, oluline on nagu enda jaoks läbi mõelda, et mis on sinu jaoks suhtes oluline. Et noh, kindlasti on nagu naisi, kes suudavad nagu silma kinni pigistada ja ei olegi oluline sellised žestid, on ju, sest seal on midagi nii palju paremat, mis sa saad sealt suhtest, on ju. Aga kui see nagu on oluline ja selle kirja järgi tundub, et see on nagu päris oluline su jaoks, ongi see, et kui sa oled talle ka nagu öelnud seda ja te olete rääkinud sellest ja ikka midagi ei muutu, see on aeg natuke vist mõelda, et kui palju aastaid sa nagu tahad siukses olukorras veeta. Võib-olla tuleb pilk peale visata nendele vene meestele. Tead, mis mina tahaks väga nagu, et keegi kirjutaks kommentaaridesse nagu seda meespoolt, et mis nagu meeste peast toimub selles olukorras. Sest mulle tihti tundub, et need mehed nagu tegelikult armastavad ja tahavad olla seal suhtes, aga mis siis nagu puudu jääb, et miks nagu on nii raske teha neid samme. Et seda oleks nagu ülipõnev lihtsalt nagu kellegi ausalt kuulda nagu kellegi mehe arvamust. Ma armastan oma elukaaslast väga, aga iga hommik, kui me hommikus sööme, siis ta hoiab oma suud täpselt piisavalt vähekene lahti, kui ta mälub, et mu hommik algab iga päev lätsutavate häältega ja ajab mul ihukarvad turri ja saadab judinad üle kere. Kui talle meelde tuletan, et pane suu kinni, siis ta korraks panebki ja minut hiljem on see jälle lahti. Tegu ei ole matsutamisega ka otseselt ja ta teeb seda ainult hommikusöögi ajal. Lõunal ja õhtul on fine. Küsimärk, 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 küsimärk. Ja siin peab maha jätma. Mul nagu esimene küsimus muidugi tekkis, et nagu mida ta sööb hommikul, et see tekitab siukest asja nagu. Sest et kui seda nagu muudel toidukordadel ei ole, siis äkki see on nagu väga spetsiifiliselt mingi toiduga seotud. Sest nagu see tundub mu jaoks väga ebaloogiline, et seda nagu muul ajal ei ole. Et sinu lahendus oli see, et vaadake üle, mis te hommikuks sööte, aga mul oli siuke lahendus, et sa tead neid elektrikoera riiusid. Nii. Sa paned selle mehele ümber ja sinul on pult. Iga kord, kui ta teeb suu lahti, sa annad talle elektrit. Ja siis ta kunagi harjub ära sellega. Merry Christmas! Kui sain 18, 5 aastat tagasi, siis tooaegne Peika palus, et võtaksin laenu. Oi, kui palju tülisi meil oli ja nii edasi. Aga lõpuks olin nõus. 2022 lõpp läksime lahku ning ta maksis ilusti laenu osamakseid. Kokkuleppe oli, et tema maksab laenu. Suhte jooksul suutis mulle veel laene kaela sokutada. Peale seda kõike langesin sügavasse depressiooni. Kaotasin töö. Temaga lõpetas laenude maksmise. Nüüd olen 23, olen depressioonis, tööd on mega raske leida, võlgade pärast. Nüüd sain endale eraisiku pankroti. Tahtsin nõuda endiselt Peikalt laenuraha välja, kuid kohtus öeldi mulle, et ei saa aru, miks vaja. Räägime siin 25 000 summast. Mina oleksin nõudnud vaid 4,5 000. Ah, ei teagi. Olen kurb ning sooviks, et elu saaks korda ning leiaksin töö. Tahan nii väga võlgadest lahti saada. Peretoetust mul pole, kuna pere ei suhtle minuga, pettunud minus.
ma olen nii kurb, et olen noor ja elu on nii rikutud. Eksi ka kätte ei saa, et temaga sel laenu teemal rääkida. Vaimselt nii raske, oli ka enesetapukatse. Ehk saan eluga hakkama, aga ega mul tööd pole ning nii raske leida. Kõik suhtuvad probleemidesse kurjalt ja ütlevad, et ise olen loll. Laenuleping ka Eksiga selline, et seal on vaid tema telefoninumber ja muud midagi. Sõbrannasi ka pole nii, et chillin CV keskustes või TikTokis ja kätekat vaadates. Ise samal ajal mõtlen, mis edasi saab või kas üldse saab. Aga ilusat aasta lõppu teile ja please ärge olge sama loll kui mina. Ma mõtlesin, et siin nagu enam hevimaks ei saa minna, aga see on ikka päris hevi nagu. Nagu kõige olulisem on, ma arvan nüüd see, et nagu esitaks sulle see sõnum, et ära kaota lootust. Et kuigi see nagu tundub ülihull olukord. Ongi väga hull. Ongi väga hull. Aga selles mõttes ma arvan, et on kõvasti inimesi, kes on tulnud välja ka veel hullematest olukordadest. Mul on täiega küsimus, et kuidas ta kohtus ei saanud. Võib-olla oli lihtsalt sitrist. Ka variant. Et nagu ma prooviks kindlalt sellega uuesti, sest et nagu 25 000 on väga suur summa ja kindlasti isegi kui seda eksi nagu ise kätte ei saa, siis ma usun, et nende nagu aastate jooksul, mis te koos olite, teil on kindlasti nagu mingid sõnumid sellest samast teemast, mingid värgid-särgid. Ja mulle tundub ka natuke see teema, mida võib-olla oleks mõistlik arutada. Vaata on olemas, mina vist olen kunagi isegi nagu ühe podcasti raames suhelnud mingi võlanõustajaga. Ülitore naine oli nagu, minu arust siukseid nõustajaid on ülipalju, kes nagu päriselt aitavad siuksest olukorrast välja. Ja see, et sa maksad neile ala 60 €, see on nagu lõpuks nii väärt seda lihtsalt. Aga ma arvan, et siit on ka nagu hullult see, mis nagu teistel kaasa võtta, et raha teemades kedagi teist usaldada on väga sketši nagu. Jah, laenud in general. Ja, et ükskõik nagu, kui palju sa arvad, et sa usaldad inimest, siis kui asi läheb nagu raha teemadesse, siis sa tegelikult ei tea kunagi. Peame jõule sugulastega iga aasta ja mu sugulased on mingi 7-aastased lapsed ja nad teevad TikTok brainrot nalju kogu aeg. Olen kohe 18 ja ma meeldin neile super palju, nii et mina pean iga aasta lapsehoidja olema ja legodega mängima. Nii et andke head nõu, kuidas ma sellest välja saan. Kas ma pean mingi pealuu murdu või dementsust teesklema? Või siis kas ma lihtsalt olen super igav see jõul, nii et nad ei taha minuga enam mängida. Ma ei viitsi enam tasuta orjana lapsehoidja olla. Vana hea lastelaud. Kas sina mäletad ka aega, kus sa olid lastelauas? Ja seda aega on mingis mõttes veel tänaseni, ma arvan. Et ikka vaata, kui on mingid perekondlikud asjad või nii, siis vahepeal sokutatakse sinna lastelauda, on ju. Mina olen põgenenud. Oled või? Jaa. Mina nüüd ka vist viimane aasta tegin nagu selle sammu, et ma väga konkreetselt nagu tegelikult olen enda lähiringkonnal teinud selgeks, et mulle ei meeldi lapsed. ja lihtsalt nagu öelnud, et sorry, ma ei ole see, kellega nagu jätta ja ma nagu ei taha sellega tegeleda ja tegelikult nagu, kui sa ütled niimoodi otse välja, siis seda mõistetakse ja leitakse nagu mingi parem lahendus, on ju. Ma ei leia, et see on ka nagu õige ennast mingi suruda kellegagi suhtlema või olema seltskonnas, mis nagu tekitab ebamugavust. See on reaalselt tasuta lapsehoidja, see on tegelikult ülinõme. Jaa, nõus. Praegu saad 18, mingi maks, mingi paar aastat veel. Kui muud ei saa, siis kunagi sa ikkagi kasvad sellest välja. Mul on kahju. Jah. Olen kõigest tüdinenud, pole motivatsiooni midagi teha, tahaks lihtsalt voodis passida, filme vaadata ja magada. Mida teha, et motivatsioon tuleks? Ma tahaks ka teada. Mul tekkis nagu 2 mõtet. Üks on see, et nagu, ma arvan, meie jaoks on vaata see vanus ja nagu aeg, et see kõlab mu jaoks nagu mingi unistus reaalselt nagu see, et ma nagu ei taha midagi teha, et mu pea on nagu tühi on ju ja see, et sa saad lihtsalt nagu olla. See võib olla nagu tore olukord ja võib-olla nagu vaadata seda selle külje alt, et äkki ongi hea nagu natukene rahulikumalt võtta, et äkki su keha või vaim kuidagi annab märku. Talv tuleb, sa pead talveunes olema. Pead puhkama. Aga samas ma näen siin nagu veits ka seda red flagi, et tõenäoliselt tasuks nagu mõelda, et kas siin võib olla tegemist mingi vaimse probleemiga, depressiooni moodi kõlab see väga nagu, et võib-olla tasuks nagu igaks juhuks rääkida ka kellegagi mingi vaimse tervise õde või mingi perearst, et lihtsalt nagu igaks juhuks veenduda, et see ei ole midagi tõsisemat. Äkki on sul vitamiinipuudus? Jah, ka võib-olla, et seal võib olla ka nagu mingeid siukseid väga lihtsaid lahendusi mingis mõttes, et siuksed asjad on minu arust kindlasti need, kus on hea nagu varakult jaole saada, sest et see nagu võib süveneda ajaga ja kui sa tunned, et see on nagu asi, mis sind täna väga segab, on ju,
ja sa ei saa võtta seda kui lihtsalt mõnusat puhkust, siis nagu tasub, ma arvan, natukene igaks juhuks abi otsida ka. Mul juhtus selline olukord 2024 aasta septembris. Mul oli 4 sõbrannaga seltskond, kellega igapäevaselt hängisime ja üks õhtu otsustasime välja ringile minna. See oli kaasas ka mu poissõber. Oli tore, kuniks üks mu sõbranna mõtles, et on hea idee mu Peikale külge kleepida ennast. Peikaga saime asjad selgeks räägitud, aga sõbrannadega mitte. Sõbranna, kes sellise lükke tegi, süüdistas mind. Nii-öelda, kui oleksin parem kaaslane Peikale, siis poleks ta seda teinud. Kõik teised mu sõbrannad ei uskunud mind, et selline asi juhtus. Tänu sellele kaotasin oma elus parima sõbranna, kellega sai 11 aastat koos veedetud. Pole temaga sellest ajast rääkinud. Küsimus teile. Kas ma peaksin üle saama ja edasi liikuma või andma veel aega ja kunagi proovima suhteid soojendada? Mul on väga palju küsimusi. Kõik Miks see sõbranna sind süüdistas? Literaali kõik üle parda. Sul ei ole vaja neid inimesi. Kuigi tegelikult mulle nagu see kutt ikkagi tundub nagu selle kirjelduse põhjal, nagu, et seal oli kõik hästi. Ma nagu tahaks loota. Aga see nagu sõbranna poole pealt tundub küll ikka väga nagu nõme olukord ja lüke, et seal ma ei näe küll mingit võimalust nagu suhete soojendamiseks. Läheks nagu niisama võib-olla joogine, okei, shit happens, aga see, et ta sind süüdistas pärast. See nagu näitab, et see oli nagu väga teadlik ja tahtlik lüke minu arust selle sõbranna poolt ja nii nagu ei tohiks ükski sõbranna teha. Kõik üle parda. Kõik üle parda. Võib-olla see kutt mitte, aga vaatab sellega. Avastasin, et mu Peika vaatab pornot. Oleme aasta ja peale koos olnud ning ta teab, kui väga ma vihkan seda ning juba enne suhet rääkisin, et see on minu jaoks petmine. Pluss olen seda ka väga palju niisama üles toonud. Nüüd sain teada, et kui mind pole kodus olnud, on ta seda vaadanud ja end rahuldanud. Ta tunneb end süüdi, aga mina olen ilmselt igavesti katki. Mida teha? Ma ei taha seda öelda, aga see, nagu mu esimene mõte on see, et it's a you problem. This is such a non-issue. Ja, sorry, jälle. Sorry. Ja, ei taha nagu, aga selles mõttes, vaata number 1 on see, et minu arust on ikkagi see, et nagu kui keegi pöördub porno poole, siis seal on tihti ka nagu põhjus, miks ta seda teeb. Et võib-olla see on nagu ka koht vaadata otsa sellele, milline on teie suhe ja miks ta nagu tunneb vajadust sinna pöörduda. Ja teine on see, et nagu ma arvan, väga paljud nagu teevad seda. Samas tema on öelnud, et see on tema jaoks nagu no-go. Aga vaata, seal on see, et minu arust nagu nii paljudes suhetes läheb asi käärima, nagu kui hakatakse varjama üksteise eest asju. Ja see on nagu täpselt see olukord, et see teine osapool ilmselgelt tunneb vajadust nagu teha seda. Ja kui ta teab, et see ei meeldi inimesele, siis ta lihtsalt hakkab varjama seda ja see ei ole ka nagu lahendus. Et see on asi, mis vajaks, ma arvan, väga kõvasti nagu läbirääkimist teie vahel. Kuidas teie sex life on? Ja. Pärki-särki. Et võib-olla just ongi nagu seda küsimus sinu poolt, et mida sa saaks omalt poolt teha, et ta ei tunneks vajadust minna vaatama, kui see sind nii väga häirib, on ju. Oh my god, ja ongi läbi või? Mis me nüüd teeme? Nüüd seedime neid kõiki probleeme siin aasta lõpus. Aitäh, et te jagasite meiega oma lugusid. Neid oli nii palju, aga ma oleks need kõik siia pannud, sest see video oleks reaalselt 3 tundi pikk. Ma loodan, et te saite siit päriselt mingit nõu. Ma loodan, et me ei olnud liiga kurjad, aga tead, vahepeal peab keegi olema ka. Head uut aastat teile. Loodame, et järgmine on veel parem, kui oli see. Ja kohtume uuesti 12 kuu pärast. Ja loodame, et need vanad mured said jäetud vanasse aastasse, nii et... Jah, võite update anda sinna järgmise aasta Google Formsi, mis ma üles panen.